Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on meie hea tuttav Andr Roos, endine Tartumaa hoiulaenuühistu esimees. No räägi meile natukene metsatulekahjudest, mida ka Eesti siin meedia räägib, et seal küll Hispaanias teavad kõik, kuidas neid läks, põlema olid süütajad ja Prantsusmaal, aga kas seal on ka siis tegu inimestega, pahatahtlike inimestega, kes kohe lähevad süütavad? Ma ei kuulnud seda küll ette, aga näed, niimoodi räägivad. Ei tea, kas on pahatahtlik inimesi, et tavainimeste hulgas. Et ma tean seda, et mägede piirkonnas on küll keelatud nagu praegu viibida. Et ise ükskord samu sõitsin kuhugile Mägi kirikusse ja siis oli politseipatrullid niimoodi väljas ja seal oli teisi turiste ka nagu ja kõikidel paluti ära minna. Ma küsisin, et miks peab ära minema. Ei, sellepärast, et võib-olla loobitasin prügi maha ja võib-olla loobitasin suitsuotsasid maha. Ma ei tea, kas nii nõmedaid turiste on, nagu võib-olla on ka. Aga eks natukene endale jääb mulje nagu sellest, et kui ma siin mõned aastad tagasi Kreekas ringi sõitsin, siis nägin küll isiklikult ka päris suuri maastiku tulekahjusid, mis olid juba maantee peal ulatunud ja niimoodi. Maanteid veel kinni ei olnud pandud. Jäi nagu mulje nagu selline, et võib-olla tehakse neid asju nagu kunstlikult. Et umbes nagu see, et kui Hispaanias see rändekriis siin hiljuti oli või on, kus siis Ceutasse Maroko põgenikud tungisid seal 50-60 000, et jäi mulje nagu kättemaksu aktsioonist Donald Trumpi poolt, et Hispaania ju siin keeldus paar kuud tagasi oma lennuväljadelt lubamast USA ründelennukeid ründama Iraani. Trump lubas kätte maksta, ja eks nüüd see nii-öelda tuligi. Muidugi, eks see on vandenõuteooria, ei oska öelda, igaüks ise otsustab, oli see nii või on, võib-olla tulevikus tuleb välja. Aga nende maastiku tulekahjudega jääb nagu sama mulje, et võib-olla tahetakse lihtsalt mõnda poliitikut või mõnda riiki karistada, sest aeg-ajalt ju ongi nagu see, et ja Lõuna-Euroopas on ja eks meilgi Eestis on olnud ju neid maastiku tulekahjusid ja asju ja on hooned põlema läinud ja ega me ei tea ju lõpuni, mis need asjade taga on. Selge. Need huvitavad ajad Euroopas, aga lähme nüüd sinu ja palju inimesi huvitava teema juurde, see on Tartu hoiulaenuühistu, et nagu me teame, Eesti Vabariigi valitsusreform ja Eesti 200 võtsid seaduse vastu, millega lasid lõpetasid ära hoiulaenuühistude tegevuse ja mille kiitis ka president heaks, et mitte Andr Roos ei olnud see, vaid Andr Roos juhtis hästi, oli Eesti parim hoiulaenuühistu, aga nüüd on see nagu maskott, keda siis kõik tahavad kaikaga loopi või pilduda või peksta. Et Andr Roos, minagi olen väga paljud inimestele selgitanud, kes arvavad, ma olen suur sõber sinuga ja pean täpselt teada, mis asjad on juhtunud, kuna ma olen siis seda õigustanud ja selgitanud, siis võib-olla sa veel ütled siin mõne lausega, et kuidas asi on. Eks see on ka niimoodi nagu sellel rändekriisiga või nagu metsatulekahjudega, et tuleb vaadata nagu põhjust ja tagajärge, et ma 20 aastat ikkagi hoiulaenuühistut juhtisin, poleks ma seda ellu kutsunud ja poleks ma seda juhtinud 20 aastat, poleks ta ka kasvanud kõige suuremaks ja poleks seda üldse nagu tekkinud ja ei oleks inimesed sealt intresse saanud, väga paljud ikkagi said intresse 20 aasta jooksul, see on terve inimpõlv. Väga paljud said laenusid, oma ettevõtted said käima panna, on majandust arendatud tööd ja leiba. See, et hoiulaenuühistu segi peksti, see on riiklik poliitika jällegi, sest ega hoiulaenuühistu, nagu ma ka eelmine kord ütlesin, ega see pole ju ainukene, mis segi peksti. Et siin viimaste valitsuste puhul on väga palju ettevõtmisi segi pekstud, et on puidutööstused lõpetanud, on seafarmid lõpetanud, on linnufarmid lõpetanud, e-piim peksti puruks, see on ka ühistuline ettevõtmine, kohvikud on lõpetanud väga paljud, üldse kõikidest valdkondadest. Ettevõtted on lõpetanud, inimesi on Eestist ka ära läinud, nii et see on ju kõik see, et keeratakse kruvisid peale seadusandlikult ja maksudega ja
ja hoiulaenuühistu puhul üldse lõpetati tegelikult kogu sektori tegevus ära. Et ega Tartu hoiulaenuühistu ei ole ju ainukene, mis on lõpetanud. Tegelikult kõik vanad hoiulaenuühistud on peaaegu et lõpetanud. Leie on lõpetanud, Ehtna on lõpetanud, Saaremaa on lõpetanud, Põlvamaa on lõpetanud, Raha hoiulaenuühistu on lõpetanud, Tallinna hoiulaenuühistu lõpetab. See, et nüüd Tartu hoiulaenuühistu pankrotti aeti, eks see on nagu see, et ma olen ka rääkinud, et siin 5 aastat tegelikult juba sisemiste protsessidega püüti seda murendada ja tänu jumalale, et oli seda jõudu 5 aastat ikkagi ka seda asja korralikult veel edasi ajada ja riigi rünnakuid tõrjuda ja ka ütleme sisemisi rünnakuid, mis olid organiseeritud. Nii et ikkagi 5 aastat sai seda asja pikendatud, aga eks alati püütakse leida patuoinas nendele asjadele ja ega seda asja siin raadio eetris ka selgeks ei räägi. Muidugi mina lähtun alati nagu faktidest. Üks fakt oli see, et mina selle ellu kutsusin ja oma kaastöötajatega selle ka suureks ehitasin. Teine fakt on see, et ega ma seda ka loomulikult üksinda ei teinud, et juhatus oli ju 3-liikmeline ja et imelik on siis nagu see, et praegu jääb mulje nagu mina oleks ainuisikuliselt otsuseid teinud ja kõik, mis halb on, see siis minu kaela ajada, et see ei ole ka päris õige, et ju seal oli ikka teisi ka juhatuses ja olid töötajad ja asjad, et tegid küsimused, kas nemad said siis ainult palka nagu, et ei ajakirjanduses kuskil ei ole nagu kuskil analüüsitud mitte kellegi teise tegevust, vaid kõik oleks just Androroosi teha, et isegi laenukomitee tegevus, siin räägitakse mingitest laenudest, mis ei olevat olnud hästi tagatud ja niimoodi, et see pidi olema ka Androroosi süü. Aga nad vist ei ole ka muidugi vaadanud seda ja ajakirjandust ei huvita, muidu ta ütleb, et ta on uuriv ajakirjandus. Et hoiulaenuühistu laenukomitee liige ei tohi ei hoiulaenuühistu seaduse ega ka Tartu hoiulaenuühistu põhikirja järgi olla juhatuse esimees, ehk siis mina. Ja mina ka ei olnud mitte kunagi laenukomitee liige, seetõttu ei võtnud laenukomitee tööst osa ja ka minu töö ei olnud laenude väljastamine, nii et kui tahetakse nagu maha kukkuda laenude peale, siis tuleb vaadata laenukomitee poole. Ja mina ei taha olla see, kes maha kukub laenukomitee peale, sellepärast et laenukomitee ka tegutses ja oma parema äranägemise järgi ja nii edasi. Aga lihtsalt ma tahan siin praegu seda öelda, nagu, et kui tahetakse nagu mingit asja ausalt analüüsida, et siis ei saa võtta nagu niimoodi, et põlve otsas kellegi mingisuguseid luulusid esitada uuriva ajakirjanduse pähe, vaid siis tulebki nagu ikka võtta seadused ette ja põhikiri ette ja tegelik korraldus nagu ette ja tuleb vaadata, et kas see, mida kirja pannakse, on nagu õige ka või ta ei ole õige. Nii et sellised need asjad nagu on ja ega ma ei oskagi nagu rohkem öelda. Kolmas asi võib-olla on see fakt, et mina olen ainus, kes on juhtkonnast või endisest juhtkonnast avalikult neid asju analüüsinud ja lahanud. Et ülejäänud kajastus on kõik olnud selline propagandiivses vormis näpuga näitamine. Ma ei ole nagu näinud, et keegi on analüüsinud neid asju niimoodi, nagu mina olen analüüsinud, mitme nurga alt. Ja ma olen ka mitmesuguseid olulisi probleeme välja toonud dokumentaalsete tõestuste ja asjadega või vähemalt viidetega nendele probleemidele. Nagu siin Harri Raudvere tegevus ja Margus Lepa tegevus ja ütleme pankroti halduri tegevused, asjad, Erki Pisukese tegevus, et kõiki need asju tegelikult tuleks ka uurida, aga ajakirjandus näiteks neid teemasid mitte kunagi ei ole üles võtnud, ainult meie siin sinu saadetes oleme neid asju püüdnud selle tunni aja jooksul natukene sügavamalt vaadata ja ma olen ka videoülevaateid teinud, aga mingit laiemat tagasisidet ma nagu sealt saanud ei ole, et kui on soov tõesti sisuliselt neid asju vaadata, siis tuleks seda tegevust pulkadeni lahti võtta ja ütleme faktipõhiselt vaadata ja analüüsida. Aga praegu on küll jäänud mulje, et tahetakse nagu lahmida ja eks tahetaksegi leida minu isikus nagu siis seda patuoinast ja ei ole
ütleme, keeruline ära arvata, et miks. Et mina ise arvan nagu seda, et eks see on nagu sellepärast, et vaja on minu maine alla viia, et ka mind poliitiliselt ära nullida, sest mis seal salata, eks minu juhtimisel plaan B näiteks oli kujunemas küllaltki suureks ohuks Eesti poliitikas tänastele võimuparteidele, isegi selliseks suureks, et seda oli vaja peaministril ja teistel ministritel Riigikogu kõnepuldist ja läbi suurte meediamajade pidevalt kritiseerida enne valimisi ja isegi pärast valimisi, kui meil nii hästi ei läinud, et isegi pärast oli vaja tampida ja maha teha. Nii et ma arvan, et see on kõik poliitiliselt motiveeritud ja lõppkokkuvõttes eks see hoiulaenuühistute hävitamine ka on poliitiliselt motiveeritud, sellepärast et hoiulaenuühistud kasvasid piisavalt suureks, hakkasid astuma kanna peale traditsioonilistele võõromandis olevatele pankadele, hakkasid rõhutama seda, et eestlane võiks ise olla peremees omal maal ja see ei lähe meie tänase valitseva poliitilise ideoloogia ja majandusmudeliga kokku ja sellepärast nad oligi vaja ära hävitada. Ja praegu vähemalt tundub, et see õnnestus valitsusel. Jah, ma imestangi, et meedia, ta ei ole objektiivne, ta ei kajasta nagu asi on ja siin küll öeldi, et sa ei ole tahtnud meediale informatsiooni anda, ma ei tea, kas see on õige, aga ma arvan, et keegi on seal meedia taga, kes neid asju suunab sedasi. Jah, nii ta on, ega alati on ka majanduslikud huvid ju, vaata, siin tuleb arvestada nagu sellega, et mitte ainult poliitilised huvid, vaid ka majanduslikud huvid. Et juba taktikaliselt ma ütlen seda, et see juhtkond, kes vahepeal nüüd oli, kelle juhtimisel pankrotti tegelikult läks, see hoiulaenuühistu, kus enam mind ei olnud, ta tegi juba taktikaliselt ju selle vea, et ta hakkas rääkima seda, et hoiulaenuühistul ei lähe hästi ja et siin tuleb hakata varasid müüma. Aga kui sa räägid avalikult nagu seda, et sa hakkad varasid müüma, kuidas see kapitalistlikus loogikas või majandusmudelis on, et kas siis nagu ostjad saavad sellega signaali, et oi, et püüame nüüd hästi kallilt osta neid varasid. Või antakse sellega välja signaal, et tead, et meil ei lähe hästi, me oleme nagu väga mures, meil on paaniliselt raha vaja, siis majandusloogika on ju see, et siis pakutakse sinu vara eest hästi vähe. Kui ostja teab seda, et sa oled nagu kuidagi blindris ja vajad edasti raha, siis ta tuleb, pakub sulle miinimumhinda nende varade eest ja fakt on see, et hoiulaenuühistul oli ja on, täna veel on väga palju vara, alustades töötavast tuulepargist, metsatööstusest, metsakinnistutest, küllalt headest kortermajade, ärimajade kinnistutest erinevates Eesti linnades ja nii edasi. Oli ka makseasutus, on toimiv pangaprogramm, millel tegelikult peaks olema turuväärtus ja mida saaks müüa. On toimiv dokumentatsioon, mis on välja töötatud tegelikult makseasutuse jaoks. Kindlustusmaakler on meil ka Finantsinspektsiooni järelevalvatav asutus koos kõige dokumentatsiooni ja kasumliku toimivusega. Meil on krediidiandja Eesti Ühistu Liising Finantsinspektsiooni litsentsi ja dokumentatsiooni ja korraldusega. Nendel kõikidel on turuväärtus, aga kui sa oled selle niimoodi väikeseks ise rääkinud, nagu see tänane juhtkond on ja ka pankrotihaldur, kes on toonud välja, et seal näiteks see krediidiandja Eesti Ühistu Liising, et kuigi tal on oma kapital üle 300,000 euro, et siis selle väärtus hinnati nulli peale, ma ei oskagi nagu midagi öelda, et ju siis kellegi karvane käsi tahab kangesti käppa peale panna odava raha eest sellele varandusele, mis ühistu liikmed on 20 aastaga kokku pannud. Et paraku see on nagu reaalsus ja eks siin sõltubki kõik täna sellest, et ega minu poole enam ei saagi vaadata, sest minult on kõik õigused nagu ära võetud. Et ma viimane kord ju rääkisin sellest ka, kuidas kohtukokkumänguga ausalt öeldes nõukogust mind ja teisi maha võeti, kuigi üldkoosolek oli meid sinna valinud ja sisulist käed selja taha pandi ja tegutseda ei lastud, kuigi me tahtsime. Vaata, üks süüdistus kogu aeg on ju olnud see, et mina kuhugil on ära läinud. Aga ma ei ole ära läinud, et ma ju esiteks andsin nõusoleku ja inimesed valisid mind nõukogu liikmeks, kus ma asusin tegutsema. Ja asusin tegutsema selles suunas, et ühistut oleks võimalik saneerida
mitte seda jupikaupa odavalt kellegile maha müüa, nagu praegu tahetakse teha. Ja kuidas siis saab rääkida seda, et ma kuhugil olen ära läinud või kivi alla pugenud, et ma hakkasin tegutsema. Aga need, kes minu vastu on, kes seda juttu levitavad, et ma kuhugil ära olen läinud, nemad ju ei lasknud tegutseda ja läksid, panid hagid kohtusse ja kohus siis põhimõtteliselt väga pretsedenditu otsuse tegi hagi tagamisega, et võttis nõukogu maha ja küll ma saan aru veel, et võeti see 28. aprillil valitud nõukogu maha, et seal need kaebajad väiksid, et oli seal koosoleku kokkukutsumise korda või mis iganes nagu rikutud. Seda me ei tea, kas oli või ei olnud, mina ütlen, et ei olnud. Selle asjani kohtus üldse vaielda ei jõutudki, vaid esmase õiguskaitsega määrati lihtsalt mingid suvalised isikud nõukogusse, mis on täiesti pretsedenditu, mida tegelikult kehtiv õiguse alusel teha ei saagi hagi tagamise korras, sest toimiv nõukogu oli enne juba olemas, et maksimum, mida nad oleks saanud teha või mida kohus oleks saanud teha, oleks endine nõukogu, ehk siis Harri Raudvere, Elle Roos ja Martin Loimet nagu ennistada, aga pandi täiesti mingid suvakad inimesed, ehk siis sisuliselt kohus ise võttis nagu kuidagi kontrolli või Tartu Hoiulaen vist ei ole küll riik, aga ma ei oska sul paremat sõna öelda, et see oli nagu riigipööre, mis tehti kohtu abiga, nii et vaat sellised asjad on ja kellegi karvane käsi on mängus ja eks siin on nii poliitilised huvid kui majanduslikud huvid panna Hoiulaen ühistu varandustele käpp peale. On see õige, et sa ei ole meediale vastanud ja püüdnud nendega suhet luua? Ma olen vastanud kõikidele nagu asjalikele küsimustele, et kui on nagu tahetud analüüsida teemat. Aga kui tullakse umbes niimoodi, et et mis sa tead asjast arvad ja mis sul emotsioonid on ja niimoodi, niistel asjadel ma tõesti ei ole pidanud vajalikuks vastata. Ja eriti ma ei taha suhelda Äripäeva ja veel eriti Tartu Postimehega, sest pärast seda, kui ma tagasi astusin Tartu Hoiulaen juhatuse esimehe koha pealt, siis Tartu Postimees tegi telefoni teel minuga pika intervjuu. Ja seal intervjuus ma rääkisin ka muu hulgas sellest problemaatikast, et millest ma olen ka sinu saates pikalt laialt rääkinud, kuidas Harri Raudvere püüdis siis varjata oma 1,6 miljoni eurost laenu, mis ta ettevõttel Adepti Energy on. Ja sellest pikast intervjuust, mis ma andsin Tartu Postimehele toona, ei jõudnud see fakt sinna sisse ega muud olulised asjad, mida ma rääkisin. Ainult jõudis see, kuidas Harri Raudvere valju häälega naeris ja kuidas naeruvääristati seda minu antud informatsiooni ja et umbes, et see pole õige ja mingisugune propaganda ja asi. Ja nüüd, kui hiljem pankrotihaldur selle asja välja tõi, siis korra mainiti seda Tartu Postimehes ja mujal. Aga ei ole kuskil suuri pealkirju, et näed, et vaata, et ajakirjandus ise aitas kinni mätsida ja Raudvere on kinni mätsinud ja näed, nüüd hoopis pankrotihaldur on välja toonud ja isegi kohus tõi välja selle asja enne, kui pankrotihaldur tõi välja. Ei ole kuskil suuri artikleid selle kohta, nii et ma pean seda propaganda meediaks ja ma ei tahagi propagandistidega nagu suhelda, sest pärast annad pika intervjuu, raiskad aja ära ja siis loed mingisugused naeruvääristavaid jutte, mitte tõsiseid analüüse, mis need peaksid olema ajakirjanduses. Nii et jah, kui on tõsised küsimused, siis ma alati vastan. Aga kui hakatakse pulli tegema ja nagu on juba ette näha, et suunavad küsimused, millega alla tõmmata sind, siis ma nendele tõesti ei pea vajalikuks vastata. Nii et austatud meedia, olge oma väljendustes täpsed, et mitte ei taha anda intervjuud, vaid milles on küsimus ja selle probleemi lahti lõigta, te panete üldsõnaliselt. No vaata, ühe asja ma toon veel välja, nagu, kus on ikka kogu aeg nagu turja karratud mulle. Et Äripäev avaldas artikli, et ma ei tea, päev või 2 enne tagasi astumist Andro Roos müüs 2 ühistu tütarettevõtet ära. Ja umbes kõik see oli kirjutatud sellise alatooniga, et tead müüs ja mingitel oma tuttavatele, ei olnud niimoodi öeldud, aga umbes kui sa seda artiklit loed, et siis osavalt on sõnastatud, et võis umbes aru saada, et peaaegu, et kantis endale, eks ole. Aga ma selgitasin meediale, et esiteks need osaühingud, mille mina ära müüsin, need Tartu Hoiulaen ühistu omandas 5000 euro eest omal ajal
ja mina müüsin need 50 000 euro eest. Et 10 korda tegelikult suurema hinnaga müüsin maha, hoiulaenuühistu sai 10 korda rohkem raha, mina ise ei saanud sealt midagi, ma ei olnud osanik, mina olin lihtsalt juhatuse liige tol ajal seal. Nii et ma tegelikult tegin ühistule nagu head sellega, aga seda infot ei ole kuskil, ei olnud kajastatud, et et mis hinnaga ostetud ja mis hinnaga hiljem müüdud. Seda ei saanudki kajastada, sest siis oleks kohe välja tulnud, et see oli nagu ühistu jaoks kasulik tehing, aga oli kirjutatudki selle rakursi alt, et küll on ikka pätt ja kaabakas ja vaata, kus pistis endale taskusse. Ja siiamaani mingis inimesed saadavad mulle Messengeri siuksed kirju, et kaabakas, et müüsid seal ettevõtteid ja panid endale taskusse. Aga see ei ole õige. See ongi, et alati meedia, aga kuna ta on ka, ütleme, teatud ärihuvidest lähtuv või kellegi poolt suunatud, siis ta ka ei räägi õiget juttu. Aga lähme nüüd edasi, ma kuulasin mõni päev tagasi, kui sa rääkisid, et Margus Lepa võttis hoiulaenuühistust laenu ja ei ole tänase päevani seda ära maksnud. Tema firma muidugi. Margus Lepa, jah, need ei olnudki tema firmad, need olid tegelikult Ruunimaja ja Tulbimaja olid minu abikaasa firmad. Aga kui minu abikaasa minust lahutas, et siis ta pidas vajalikuks, nii-öelda, ma ei tea, ta ilmselt mõtles mulle kätte maksta kuidagi. Kuigi need olid tema firmad, need üldse minu firmad ei olnud ja meil ei olnud ühisvara, et mul oleks midagi õigus saada sealt olnud. Aga ta kuidagi, ma ei teagi, miks ta nii tegi, seda peab tema enda käest küsima, aga ta müüs siis 2 firmat, ühe firma nimel oli meie kodumaja ja teise firma nimel oli siis Päikesepark. Ja Päikesepark, sellest ma rääkisingi, et need firmad mõlemad siis müüs Margus Lepale ja Margus Lepa majandas mõlemad firmad siis pankrotti. Ehk siis Ruunimaja, kus oli Päikesepark peal, see Päikesepark oli rajatud ühistu laenuga. Niikaua kui minu abikaasa oli seal juhatuses, niikaua seda laenu ilusti maksti tagasi, aga nii kui Lepa üle võttis, siis tahtis hakata nagu... Räägi sinna telefoni. Siis tahtis nagu hakata, rahvakeeli öeldes nagu peetima nagu siis... Käkki keerama ja ei maksnud enam ühistule. Ja seal olid kõik ilusti tagatised olemas, asjad, ühistu pani täiturisse selle võla, et tagatis realiseerida, Päikesepark siis sisulist ära võtta käest, kuna ta ei maksnud laenu, vaid kogu päikeseenergia toodang, mis siis tuli, selle kandis kas siis Nõmme raadiole või siis enda isikliku konto peale erinevate selgitustega. Ja me 3 või 4 aastat kohtuga jamasime Riigikohtuni välja, ühistu võitis selle, aga kuna ta vahepeal oli, kohus ka, vaata ma ütlen, et kuidagi see kohus on hästi kallutatud nagu ja kohus on kogu selle 20 tegevusaasta jooksul, ma olen väga palju kohtuasju näinud ja Tartu hoiulaenuühistuse suhtes on hästi mürgine kuidagi olnud või hästi aeglase menetlusega, et kuidagi, seal ka, et me võitsime need 2 kohtuasja Margus Lepa vastu ja siis saime ka selle tagatise lõpuks nagu realiseeritud. Aga hästi pika hambaga nagu kohus kuidagi otsustas selle hoiulaenuühistu kasuks, et oli kohe näha, et ta tahtis kangesti kuidagi selle Lepa kasuks ikka otsustada, aga seaduslikku alust ei olnud aga siis venitas nagu. Ja mida siis Lepa tegi, ajas pankrotti ja pankroti haldur kirjutas pankroti aruande 2025. aasta alguses. Et sisuliselt on seal kriminaalsed tunnused juhatuse poolt, ehk siis ma saan aru Margus Lepa poolt, kui ta juhatuses oli. Ja et ka Margus Lepa käes on 50 000 eurot selle osaühingu raha, mille ta siis võttis päikeseenergia toodangust, mille oleks tulnud edastada siis Tartu hoiulaenuühistule laenumaksetena. Ja see ongi nüüd näide ka pankroti menetlusest, et ühistu ma juhatuse esimehena kogu aeg käisin pinda nagu seal pankroti haldurile ja Ruunimaja pankroti haldurile siis. Ja kasutasin advokaate selle jaoks ja kohtule sai märgukirju ja kõike tehtud nagu. Ja protsess ei liikunud edasi, Ei andnud keegi seal kriminaalasja sisse, kuigi haldur oleks pidanud andma Lepa vastu.
ei nõudnud tagasi mitte midagi sealt, eks ole, Lepa käes. Noh, et täiesti arusaamatu nagu kuidagi nagu kohturing kaitse nagu sellele asjale kõigele ja noh, see ei ole ainult üks näide, et seal on teisi näiteid ka veel, et kuidas, kui nagu ühistusse asi kuidagi puutus, et siis kuidagi hästi vaevaliselt see kohtulik menetlus käis, et kuidagi ei tahetud nagu tunnistada ühistu õigusi või kuidagi hästi suure kadalipu kaudu pidi need õigused alati kätte võitlema. Ja ma ütlen, et praegu on ju 2026. aasta lõpp peaaegu, august, eks ole, 1,5 aastat on möödas sellest, kui haldur tuvastas, et Lepa käes on 50 000 eurot siis selle pankrotti läinud Ruunimaja raha, mis tegelikult oleks pidanud Tartu Hoiulaenu ühistule tagastama, siis poleks Tartu Hoiulaenu ühistul juba toona nii palju probleeme üldse olnud, et seal näiteks eelmise aasta suvel hoiustajatele seal makseraskusi tekkis ja nii edasi. Et noh, oleks ühistu oma asjad korralikult kätte saanud ja oleks ka kohtud selle jaoks kaasa aidanud ja pankroti haldurid ja poleks Lepa seal pihta pannud seda asja, oleks ikka kergem olnud. Nii et sellist asjadega tuli ka. Ja see ei ole muidugi ainuke näide, et neid ebaausaid oli küllaltki palju ja väga paljud olidki seotud kuidagi ka selle, noh, Margus Lepa ka ju Harri Raudvere pundiga seotud, et kuidagi selle pundiga nagu seotud, et sellepärast ma ka alustasin seda intervjuud, ütlesin, et üks asi on see, et riik hävitas nagu hoiulaenu ühistu. Aga Tartu hoiulaenu ühistu puhul, miks see asi ka nagu pankroti tüüris, oli see, et sisemiselt õõnestati. Ja sisemiselt õõnestati tegelikult kohtute abil. Et noh, see on vandenõuteooria, selle kohta mul loomulikult mingisugust põhjapanevat tõestust ei ole, aga need paar näidet, mida ma siin öelnud olen kohtupidamise osas. Noh, minul on kindel veendumus, et Eesti kohe kindlasti ei ole õigusriik ja kohtud ei ole need, loomulikult mitte kõik, kindlasti on ka ausaid kohtunikke, õigeid kohtunikke, aga rõhuvas enamuses kohtud on tegelikult kogu selle riikliku korruptiivse süsteemi käsilased. Aga milline lootus on nüüd, kui Tartumaa hoiulaenu ühistu on pankrotis, et need pankrotihaldurid selle raha sealt Lepa käest välja pigistavad? Noh, eks praktika räägib sellest, eks me saame tulevikus teada, aga minul väga palju lootust ei ole selle asja peale. Ma ei ole näinud, et nad tegutsevad selles suunas. Ja ma loodan väga, et ma eksin, aga mina näinud ei ole, et nad tegutsevad. Ja kui ma vaatan nagu seda, et milline summa oli pandud siis selle konkreetse laenu tagasisaamiseks, no seal oli 300 000, 150 000 oli pankroti, Ruunimaja pankroti pesas pangakonto peal, aga selle väärtus oli hinnatud nagu 100 000 peale, et ma ei saagi aru, kus see 50 000 veel sealt jäi. Ei olnud räägitud üldse sellest, et kuidagi Lepa käest tagasi nõuda. Siis seal on ka käendus, minu eks-abikaasa käendus, kus teda esindab kohtus Erki Pisuke, see sama, kes oli ühistu pankroti taga, noh, tema on nüüd väga õnnelik, ma ei tea, kas see käenduse välja nõudmine jääb ka nüüd ära, siis minu eks-abikaasa käest 15 000 eurot. Nii et kuidagi, ma ütlen, et minul väga palju lootust ei ole, aga noh, saame näha. Sinu saade ka siin aitab kaasa, et võib-olla vastutavad isikud, näiteks pankroti toimkond kuulab seda, võtku see teema ette ja sundigu pankroti haldurid tegutsema, et ühistu need rahad kätte saad. Et sellepärast ma ka seda räägin seda, et ega ma muu asja pärast ei räägin. Ma räägin ka sellepärast, et minul käed jäävad lühikeseks ametlikus asjas. Ma ei ole mitte keegi enam Tartu Hoiulaenu ühistus. Mina enam survestada ei saa kuidagi ametlikult. Aga ma saan rääkida, ma saan selle asja välja tuua, ma saan südametunnistuse peale koputada. Ja need, kes on täna ametis, pankroti toimkond, pankroti haldurid, nemad peavad sellega tegelema, nad vastutavad selle ees, et see raha ühistul kõik tagasi tuleks. No. Ja ajakirjandus saab üles võtta need teemad. Kus on artiklid? Erki Pisuke, Triin Pisuke, Roos, Margus Lepa, see 50 000. Palun tehke artikleid, minge küsige nende inimeste käest. Kus raha on? Kus ühistu raha on? Väga õige. Aga ütleme, need osanikud, neid oli 4700 või, kui mul valesti ütle? Jah, peaaegu 5000. 5000? Nendel on mingi õigus veel või? No kui nad koonduksid, siis neil oleks õigust, aga see panigi mind imestama nagu seda, et inimestel oli raha sees
ja ei kogunenud nad ju väga 28. aprilli üldkoosolekule ja kui siin oli see pankroti esimene üldkoosolek 3. juulil, ei tulnud ju sinna, tuli ainult mingisugune kolmandik või natukene alla selle kokku, kedel hoiuseid oli. Nii et inimesed ei huvitu nagu, inimesed ei huvitu poliitikast, aga mul on nagu üllatus nagu see, et nad ei huvitu ka oma majandusasjadest, et sul on raha sisse pandud ja sa ikka oled nagu passiivne, sa ei tule kohale lihtsalt ja sul on nagu poogen nagu sellest, et ja siis tulevadki otsustavad need, kes on natukene aktiivsemad sinu eest ära. Et see ongi absurdne tegelikult. Ja ma mõtlen, et ligi 5000 omanikku, kellel on raha sees, nii ühtedel rohkem, teistel vähem, ja selle asemel, et võidelda oma raha eest, neil on lihtsam käsi rusikas hoida ja Andro Roosi sõimata. Jah, ongi, see ongi absurdne, nagu et selle asemel, et koosolekule kohale tulla või selle asemel, et vaata, kogu asi nõuab ka nagu rahalist ressurssi. Osad kirjutasid mulle, et vaidlustame näiteks selle pankroti koosoleku või nii edasi. Aga see oli umbes siukse alamõttega, et sina Andro vaidlustad, mine oma selle advokaadi juurde ja maksa talle, ma niigi, mul on siin mõned asjad, kus ma pean vaidlema, eks ole, ikka läheb raha nagu selle asja peale, et aga peaksid nagu uusi asju võtta oma taskust kinni maksma. Mina, kes ma tegelikult olen töötu praegu üldse, et nagu mul polegi seda raha võtta nagu kuskilt ja see ongi nagu see, et siis kui vaielda tahab ja võidelda, see paratamatult nõuab ka ressurssi. Aga ressurssi ei taha keegi alla panna. Raha ma mõtlen. Nii et head Tartumaa hoiulaenu ühistu liikmed, osanikud, oma rahadega te tahad seda tagasi saada, aga midagi ei tule niisama, et ainult Andro Roosi sõimamisega, vaid koonduge ja seiske oma huvide eest. Maailmas tuleb seista oma huvides, selle eest ei hakka mitte keegi teine seisma. Täpselt nii. Me teeme siis väikese muusikese pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaanlane Andro Roos. Me jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaanlane Andro Roos. No kui ma nüüd kuulsin, et pankrotihaldurid saavad 2 miljonit siis raha, aga me ei tea, kui nad seda protsessi läbi viivad, et lõpuks ei ole see 2, vaid on 6, ma ei tea, ma oletan. Et palju üldse Tartumaa hoiulaenu ühistul on raha, ega nulliga ei oleks siuksi käike tehtud ju. Hoiuseid oli ju see
40 miljoni eest circa ja osakapitali oli sisse makstud 10 miljonit. Ja no ütleme, eks see kõik raha ongi olemas ju laenudena ja teiselt poolt investeeringutena. Ja noh, sa ütled, et palju raha alles on, aga see sõltubki kõik ju sellest, kui aktiivselt tegeletakse nende laenude väljanõudmisega, punkt 1. Ja punkt 2, kuidas kõigepealt hinnatakse ja kuidas realiseeritakse noh, näiteks ühistu tuulepark või muud investeeringud. Et noh, tuulepark, selle soetusmaksumus bilansiline, kui seal amortisatsioon maha arvata, circa 15 miljonit täna. Aga seal pankroti aruandest, mida ka koosolekul esitas pankrotihaldur, mina nägin, et ta oli hinnanud selle 0 euro peale. Noh, selge on see, et ta ei saa olla 0 eurot, kuna kõik need 5 tuulikut, no vähemalt siis, kui mina veel olin ja toimetasin, nad kõik töötasid. Ma iga päev tegelesin ka isiklikult sellega, et hooldused oleksid tehtud, et kui mõni ka katki vahepeal läks, et kohe saaks ära remontida, et uuesti tööle hakkaks. No see vajab kõik tegelemist, sellest ma ka eelmine kord rääkisin. Ma ei tea, kas täna tegeletakse sellega, aga minu ajal nad töötasid, 10 aastat töötasid, peaaegu 2016 vist sai esimene tuulik püsti panna, kui ma õigesti mäletan. See oli 2017. No see selleks, et nad töötasid ja 5 töötavat tuulikut, mida on kogu aeg hooldatud ja töös hoitud, need ei saa olla väärt 0. Seda enam, et need ei ole ainult tuulikud, mis täna on, vaid nad asuvad hoonestusõigustel, mis on seatud 54 aastaks. No 10 aastat on nad ära olnud, tänasest 44 aastat, või noh, pluss miinus 1-2 aastat, on ikka veel minna. See tähendab seda, et vajadusel saaks sinna paremad tuulikud panna, moodsamad, võib-olla vähem kuluvad tuulikud. Seal on teed rajatud, juurdepääsuteed, seal on alajaamad rajatud, seal on 13 kilomeetrit rajatud elektrikaablit tuulepargist alajaamani. Sellel on kõigel väärtus. Seal Enefit maksab kompensatsiooni, see on väärtus. See on ikka omajagu maksab kompensatsiooni, sellepärast nad omal ajal ehitasid liiga lähedale meie tuulikutele ja ma kohtu kaudu võitlesin välja siis selle, et Enefit meile kompensatsiooni peab hakkama maksma. Ja kui täna on see hinnatud nagu 0 euro peale, siis ma väga imestan nagu seda, et noh, ja siis kirjutas ka ajakirjandus niimoodi, et noh, et hoiulaenuühistud polegi varasid nagu sisuliselt. No aga kui sa hindad niisuguse suure investeeringu, mis tegelikult töötab ja toodab 0 peale, no aga siis lõpuks hindad teised investeeringud ka niimoodi, ja siis lõpuks ütledki, et kuule, aga polegi midagi, ja siis ongi Andro Roos on süüdi nagu. Et noh, see ongi nagu niisugune absurdne asi. Või teine näide, noh, Ruunimajast ma juba rääkisin, aga Margus Lepa kätte, ta ma ka olen maininud, sattus ju ka, noh, ütleme, läbi minu abikaasa, minu kodumaja Elvas. Ja me võitlesime selle asjaga välja ja ma pean siin ikkagi selle välja tooma, et väga paljud soovitasid, et noh, et ma tšiki-priki kuidagi teeksin juhatuse esimehena. Ja kuidagi, noh, pärast seda kohtuvõitu oleks oma endise kodumaja enda nimele kuidagi kantinud, aga seda ma ei teinud. Ja kuna me Lepat võitsime, saime tagasi selle maja, aga ta tagasi tuli ühistu bilanssi, mitte mulle. Ja tema hindamisakt, aktijärgne väärtus, oli 173 000. See oli 2021. aastal. 173 000. Nii. Ja kui ma nüüd lugesin pankrotihalduri aruandest, siis oli pandud selle väärtuseks 130 000. Aga kinnisvara hinnad, kallid inimesed, on ju 5 aastaga tõusnud. Selle väärtus ei ole, see on suur maja seal küllaltki. Ma ise oma kätega selle renoveerisin. Seda on pean ka ütlema nagu seda, et pärast tööd ühistust läksin koju, pahteldasin, ehitasin konstruktsioone, värvisin, panin lage, tegin põrandat, tegin seinasid, tegin küttesüsteemi, kes kütte peale tegin ta niimoodi ümber. Seal on õhkvesipump, katus sai korda tehtud, fassaad sai korda tehtud, uued aknad pandud.
selle ma kõik ise tegin. Abilisi väga palju ei olnud, lõviosas tegin ise. See oli sisuliselt väga vana nõukogudeaegne maja, kui ta nagu soetatud sai. Ja põhimõtteliselt nüüd on selle väärtuseks hinnatud siis pankroti halduri poolt 130 000, kuigi tegelikult 2021 juba hindamisakti järgi oli 173 000. Ja kui sa vaatad kõiki neid varasid, mis ühistul on, siis peaaegu kõik on niimoodi drastiliselt alla hinnatud. Ja ajakirjandus võtab selle asja nagu niimoodi üles ja kirjutab nagu see oleks absoluutne tõde, et mis siis, et hindajad on hinnanud nagu ühtemoodi varaväärtust, aga pankrotihaldur võtab, temal on nagu mingisugune autoriteet, et öeldakse, et et tema ei saa ju valet infot anda. Nojah, aga ta ei ole hindaja ka, et ega ma ei tahagi öelda, et ta pahatahtlikult võib-olla annab seda informatsiooni. Kuigi võib-olla jääb ka selline mulje mõnele, eks ole. Aga siin näiteks väga paljud varad, kus hindajad on hinnanud hoopis kõrgemaks, professionaalsed hindajad, näen aruandest, et on alla hinnatud. Nii et see ongi see, ma ei oska sulle öelda, mis see väärtus on. Väärtus sõltub ju sellest, kuidas ostja ja müüja kokku lepivad. Ja kui asjad nagu mängitakse sinnamaani ära näiteks, et kui praegu, ma ei tea, kas seda tehakse või ei tehta, või ei hooldata seda tuuleparki näiteks. Või seda maja näiteks, kui seal ei niideta muru. Või kui seal talvel näiteks talveperiood, kütteperiood varsti tuleb, kui kütet sisse ei panda, lastakse torud lõhki külmuda. Ostjat ei leia enne seda. Ostja leidmisega ei tegeleta näiteks aktiivselt. Siis see vara väärtus vähenebki. Ega seal ei olegi midagi öelda. Ja pärast laiutavad käsi, ütlevad niimoodi, et aga polnudki midagi rohkem väärt. Nii et see ongi niisugune nipiga ja kahe otsaga asi väga, et kui hea peremehelikult seda asja kõike müüakse ja realiseeritakse, siis see väärtus on kõik olemas, mis bilansiliselt on. Aga kui ebaausalt lähenetakse või halva peremehelikult, ega siis ei olegi midagi head loota. Kahju jah, aga kes haldureid kontrollib? Keegi kontrolli ju? Või pankroti haldureid? Pankroti toimkond. Nii et ma ütlengi, et liikmed, ega minu sõimamise asemel võikski pöörduda rohkem pankroti toimkonna poole ja seal sundida neid nagu tegutsema, et nemad kontrollivad. Praegust ei ole otsustamisõigus sinu käest, vaid pankroti haldurite käes ja ma veel kordan, head omanikud, kes te olete 5000, kel vähem, kel rohkem, koondugem ja seiskem oma huvide eest. Aga nüüd ma küsin, et selle teema lõpetuseks, et kui sa ütlesid varandust on nii palju, siis ma küsin, et palju nendel 5000 omanikul võimalik oma raha tagasi saada? 1%, 5%, 10%? Mina arvan, et kõik on võimalik tagasi saada, eriti kui oleks saneerimist teinud. Kui ausalt realiseeritakse, näiteks tuulepark, ma ütlen, et tuulepark tuleks, nagu ma eelmine kord rääkisin, realiseerida niimoodi, et energiahoiused vahetatakse tuulepargi osaluse vastu. Et hoiulaenuühistu loobub osalusest, tal on praegu 100% osalus, ja teistpidi annab selle osaluse siis vastavalt protsentuaalselt palju kellelgi energiahoiust on energiahoiustajatele. See oleks kõige õigem nagu selles asjas ja kõige ausam ka. Nii et mina ütlen, et ausa tegutsemise korral on kõik võimalik tagasi saada. Ebhausa korral, kui siin alla hinnatakse, nagu siin haldur on niimoodi hinnanud, tuulepark 0 ja mingid investeeringud hoopis vähem, kui seal hindamisaktid asjad on. Kui niimoodi realiseeritakse, siis ma olen öelnud 3%. Aga isegi 3%, vaata, selles mõttes, et ei ole õige öelda, et midagi tagasi ei saa. 3% on ka 3%. Kui realiseeritakse nii, siis on 3%. Muidugi, ma pean siin ütlema seda, et jällegi, vaata, inimesed võib-olla paljud arvasid ja ajakirjandus ka kuidagi tegi propagandat. Justkui see pankroti menetlus oleks mingi imevits, et sealt hakkab kohe siis tagasi tulema, tead niimoodi nagu seda ikka, pikalt aeti ju seda, et ikka see Erki Pisuke oma õigusbürooga ja asjaga, et ikka pankrotti nagu, eks ole. Aga ma olen korduvalt selgitanud seda Ruunimaja näiteks, eks ole. Et hoiulaenuühistu andis pankroti sisse Ruunimajale 2025. aasta alguses. Nii. Täna on 2026. aasta. Hoiulaenuühistul on seal esimese järjekoha hüpoteegiga nõue
selle Ruunimaja pangakontol LHV pangas oli 150 000 eurot. Pankroti tulemus tänaseks on nagu see, et esimene pankrotihaldur, Maarja Roht, sisuliselt tegi ainult pankroti aruande, ei läinud ta Lepa vastu, kuigi ta tuvastas, et Lepa on oma konto peale 50 000 kandnud ja nii edasi. Ei teinud ta muid asju, et rahasid tagasi saada rohkem sinna pankrotipessa. Sai oma töötasuks mitte millegi eest põhimõtteliselt. Lihtsalt kontode ülevaatamisest 11 000 eurot. Nii. Ja seda 150 000, millest see 11 000 peaks siis maha minema nüüd, seda ei ole siiamaani ühistu tagasi saanud. Kuigi üle 1,5 aasta on juba see pankrotiprotsess käinud ja see on lihtne pankrotiprotsess, et seal on esimese järjekoha hüpoteek, ta peaks olema kohe niimoodi, et raha on olemas, sisuliselt tuleb välja maksta, sest seal on ka juba minu arvates 2025. aasta septembris kinnitatud see võlgade nimekiri ja ütleme need järjekohad, kes mis järjekorras peaks saama. Ja siiamaani väljamaksed ei ole tehtud. Nüüd hoiulaenuühistu ise, kui ta pankrotis täna on märksa keerulisem organisatsioon ja koos oma tütarettevõtetega, mis ei ole pankrotis, et see muudab ju seda ka veel keerulisemaks. Need ei allu ju pankrotimenetluse reeglitele, et seal nagu tegelikult peaks selle tegevusega edasi minema kõik ja saakski edasi minna ja tuuleparki näiteks tuleks ju edasi majandada, kui toimivat üksust, et seda ei tohi lasta loha näiteks minna ja muud tütarettevõtted samamoodi, näiteks kinnisvaraarendus ja tuleks edasi arendada ja need pooleli olevad kinnisvaraarendused lõpuni arendada, kasum välja võtta, liikmetele laiali jagada hiljem. See võtab kõik aastaid aega ja kahjuks, vaata, mis on saneerimise ja pankroti vahe, ongi nagu see, et saneerimise käigus oleksid liikmed hakanud saama vastavalt kinnitatud saneerimise maksegraafikule jooksvalt väljamakseid. Aga pankrotiprotsessi puhul saadakse ju lõpus. See tähendab seda, et kõikide tütarettevõtete varad tuleb realiseerida, ühistu enda varad tuleb realiseerida, seal on palju erinevaid varasid, see realiseerimine võtab kõik aega. Ja raha makstakse ju alles lõpus välja, kui kõik on realiseeritud. Nii et kiiret lahendust seal igal juhul oodata ei ole. Et ükskõik, et kas seda realiseeritakse nüüd kõrge hinnaga või niimoodi pohvilt, nagu rahvas ütleb, madala hinnaga, kuidagi ringkäendusega, vahet ei ole. Inimesed saavad raha kätte alles siis pankrotiprotsessi puhul, kui kõik varad on realiseeritud. Ja see on selle asja juures kõige kurvem asi tegelikult. Kahju, aga omanikud peaks kuulama YouTube'is meie saadet, Toomas Pauri autorisaadet, koonduge ja seiske oma huvide eest. Lähme nüüd järgmise teemaga edasi. Sinu laps, ma ei tea, kas koos Urbo Varmaliga oli B-plaan. Kas B-plaan on erakond või ta on liikumine? Plaan B on ikkagi liikumine, et mulle tundub ka, et plaan B sees ei ole nagu soovi minna edasi erakonnaks, sest vaata, kas või see Narva plaan B, et küsimus ongi selles, et kas enne oli muna või enne oli kana. Maailmas ikka enne oli kana. Tähendab seda, et oli minu tegevus, kui ma selle plaan B ellu kutsusin ja siis said kõik muud omavalitsused, kus plaan B välja läks ja ka Narvas saadi 5 kohta või saadi 4 kohta. 4. Jah, üks meelitati üle, nagu seal üks ülejooksik tuli, et selle pealt siis tehti koalitsioon, aga praegu on nagu niimoodi, et ta on jäänud nagu kohalikus algatuseks, et Narvas nad seal toimetavad niimoodi, et muidugi selle pealt võiks teha erakonna, aga mulle tundub, et plaan B sees ei ole nagu päris üksmeelt, et Riigikogu valimistel igal juhul plaan B nimekirjaga välja minna ei saa, sellepärast selleks jääb aega liiga väheks, et see erakonnana registreerida. Nii et ma arvan, et siis erinevad aktiivsed liikmed lähevad, kes mingis nimekirjas või üksikkandidaadina iseseisvalt välja. Muidugi Urbo Varmani poolt kõva töö, et seal Narvas on nüüd B-plaanil Urbo Varmani näol volikogu esimehe koht, kes saab siis järgnevatel aastatel kuni järgmiste valimisteni linnaelu ja
ja tegevust juhtida. Aga kas on veel kuskil, kus B-plaan nagu sai kas volikogusse või sattus alla valitsusse? Ei ole kuskil rohkem. Ei ole, jah. Et ainult Narvas sai, jah, et põhimõtteliselt eks ma nii palju aitasin, kui oli võimalik seda Narvat aidata, ellu kutsuda. Nüüd laps on nagu sündinud ja et eks laps elab iseseisvat elu seal Narvas, et soovin õnne ja edu ja loodame, et see seeme jääb nagu sinna ja kasvab suuremaks järgmiste valimistega. Kohalike valimistena. Aga vahepeal oli siin jutt ka, et kes seda korraldas, kas sina või kellega nad tahtsid ühineda? See Silver Kuusiku sünnitatud meist on. Rahvuslased ja konservatiivid. Ja ma arvan, et aga ei tulnud välja midagi? Mina panin ka veto plaan B esimehena nagu nendele asjadele, sellepärast, et plaan B on siiski niivõrd erinev näiteks erakonnast rahvuslased ja konservatiivid juba sellepärast, et oma radikaalsuse poolest või ka oma kõikehõlmavuse poolest, et sisuliselt ega meil ei ole vaja nagu otseselt sellist rahvuslikku poliitikat või konservatiivset poliitikat, et seda on ka vaja. Aga see ei ole see ainukene asi, mida vaja on, et see on nagu kuidagi niisugune liiga kitsas lähenemine, et rahvuslikku poliitikat loomulikult eesti keelt, kultuuri, rahvust tuleb Eestis rõhutada, aga samavõrra oluline on ka kaasata teisi Eestis elavaid rahvusi või rahvakilde. Mõtleme otse välja ka siis venekeelseid nagu, et neid ei saa kõrvale lükata ja EKRE ja rahvuslaste ja konservatiivide kõige suurem viga ongi nagu siis see, et kuidagi tahetakse nemad nagu kõrvale jätta. Aga isegi kui seda tahta kõrvale jätta südames, siis praktikas seda teha ei saa. Et praktikas nad on meie riigi kodanikud, samamoodi nagu meie sinuga oleme, Toomas, ja kõikide kodanikega tuleb arvestada, kui riigi elu edasi viiakse ja tuleb nende tööpanust võtta ja ei saa nagu niimoodi uhkelt vaadata, et küll me siin eestlased omavahel teeme. Ja samamoodi on konservatiivsusega, et ega ma ei ole ka mingi liberast loomulikult, et homoabielu ei ole õige asi, see on abielu solkimine ja ei ole meil tarvis seal mustperseid, eks ole, siia riiki, kes tööd ei tee ja maksusid ei maksa ja sotsiaalabi peale tulevad parasiteerima. Aga teistpidi ei saa ka öelda seda, et täielikult näiteks meil ei oleks tarvis sisserändajaid. Et ma ütlen seda, et näiteks mul on mitmeid tuttavaid mitte Eesti kodanikke, kes on tulnud Eestisse. Nad on näiteks tahtnud siin kirjutada raamatuid ja mitte ainult tahtnud, vaid nad on kirjutanud raamatuid. Nad on teistmoodi ühiskonda panustanud. Nendel on näiteks äriideid olnud, on ka neid hakanud ellu viima ja osad viivadki ellu. Aga suhtumine nendesse on alati olnud nagu selline, et meil teid pole siia vaja või mine tee oma ettevõtet kuskil mujal. Aga see ei ole kõige suhtumine nagu selles mõttes, et sellega, kui võõrast riigist inimene tuleb Eestisse, hakkab siin tegutsema, loob oma ettevõtte, oma firma või kasutab muul viisil oma annet ühiskonna heaks, mitte ainult ise palga teenimiseks või jumal hoidku toetusrahade saamiseks, vaid teeb midagi reaalselt oma käte või peaga ühiskonna heaks, siis tegelikult meie peaksime avalisüli vastu võtma sellised. Ja isegi siis, kui ta on nii-öelda rahvakeelest mustperse, et kui ta tuleb Afrikast näiteks, tuleb üks mustanahaline siia, tahab hakata ausalt ettevõtlust pidama. Meil ei ole õigust tegelikult öelda või halva pilguga vaadata, et mis ta siin teeb. Sellepärast olgem ausad, ega me eestlastena väga paljudes valdkondades oleme oma ettevõtted kinni pannud, oma tööstused kinni pannud ja kui mõni tuleb nüüd värske pilguga siia ja teeb seda, mida meie ei ole suutnud teha siin, siis me ei tohiks vaadata vaenava pilguga neid asju, vaid peaks olema hea meel, et neid asju tehakse. Ja ma ei räägi siin mingist massilisest immigratsioonist või sellest, ma räägin üldisest suhtumisest. Ja konservatiivsus, vaata,
no näiteks nagu Mart Helmest mina pean väga lugu ja ta on presidendikandidaat, no EKRE tahab teda panna, ta muidugi tal nii palju hääli ei ole paraku Riigikogus, et ta ametlikult üles saaks panna, võib-olla valijameeste kogus. Et Mart Helme on muidu õige inimene, väga paljude seisukohtadega mina olen näiteks nõus, mida Mart Helme räägib, tark mees, aga minule isiklikult ei meeldi see suhtumine, et noh, nagu ka uutes uudistes sai välja öeldud, et noh, et Mart Helme ei oleks kindlasti kogu Eesti president, et ta ei oleks noh, seal ütleme nende president, kes täna valivad Eesti 200 või Reformierakonda või niimoodi. Niimoodi see artiklis oli öeldud. Aga see suhtumine ei ole õige. Et kui mina oleksin presidendi kandidaat, jah, ma olen vastu abielu väärastamisele, selle nii-öelda homoabieludele, ma olen vastu sotsiaaltoetusi saavatele mustpersetele nii edasi, aga ma ei saaks öelda, et mina näiteks presidendina või presidendikandidaadina ei oleks Eesti 200 valijate või Reformierakonna valijate president. Vaata, president peab olema kõikide president. See on niimoodi nagu lapsevanem. Võib-olla tänapäevastel inimestel ei meeldi nagu see võrdlus, aga riigipea on riigi isa. Ta peab püüdlema selle poole, et olla riigi isa. Ja kodanikud, noh, võib-olla natuke paha võrdlus, kõik on väga uhked ja ennast täis tänapäeval, kes see tahab laps olla, aga kodanikud on lapsed. Et kui president on riigipea, siis kodanikud paratamatult on lapsed. On selle ühiskonna liikmed, kehaosad. Ja riigipea või isa ülesanne ongi olla isa kõikidele oma lastele. Nii headele lastele, kui ka natuke ulakamatele lastele. Ja ulakamaid lapsi ta peab õpetama. Ta peab rahulikult selgitama, veenma. Ta ei saa öelda niimoodi, et kuule, ma sinu isa ei ole, et sa oled niimoodi halvasti käitunud, sul on valed seisukohad, ma sinu isa ei ole, ma sinu riigipea ei ole. President peab olema kõikide riigipea. Ja tegelikult, kui edasi mõelda, siis erakonnad ja üldse poliitik. Õige poliitik peab olema kõikide poliitik. Ta ei saa olla niimoodi, et noh, et vaata, nagu tänapäeval kutsutakse, kui need poliitilised agitatsioonid on, et palun tulge, et me teeme poliitilise koosoleku, et kõik mõttekaaslased on teretulnud. Mõttekaaslast meil ei olegi vaja tegelikult üldse rääkida. Mõttekaaslane niigi saab aru nagu sellest, mida me tahame ja nii, tegelikult peaksime ju kõnetama rohkem neid, kes ei ole meie mõttekaaslased. Et seda ühisosa nagu luua, et nagu rääkida ka nendele, kõneleda nendele, kes arvavad meist teistmoodi. Sest ainult niimoodi saab ühiskonda konsolideerida ja tuua ühise mütsi alla ja ka panna ühise eesmärgi nimel tegutsema. Aga praegu on kuidagi nagu niimoodi, et noh, et ongi väga, väga killustunud see asi, et on liberaalid, konservatiivid, eestlased, venelased, mehed, naised, tööandjad, töötajad, no aga niimoodi me kaugele ei jõua, et noh, maa või linn, eks ole, et meil on vaja sellist poliitilist liikumist ja lõppkokkuvõttes ka erakonda, mis suudaks nagu näha Eestit tervikuna ja noh, sellepärast ma ütlen seda, et ma olen ka veto pannud plaan B liitumisele nendele erakondadele, mis siin on pakkunud, et nad võiksid liituda, sest nad ei ole tahtnud võtta omaks nagu ka seda plaan B seisukohta, et Eesti riik peab olema tervik ja Eesti ühiskond peab olema tervik ja me peame kuidagi terviklikult lähenema nendele asjadele. Ütle, kas sina oled siis plaan B tänane tegevjuht ja kas see kontor, mis oli seal Tartus kesklinnas, see on alles? Ei ole, sellepärast, et selle eest ma maksin oma isiklikust taskust, mulle seda raha ei ole võtta kuskil ja noh, liikmed on nagu nad on, et tegelikult kui igaüks maksaks liikmemaksu kas või 10 eurot kuus, saaks pidada kontoreid ja asju ja saaks trükiseid teha, aga noh, ei ole ka Eesti inimestel nagu seda huvi. Et see on ka üks põhjus, miks plaan B-st nagu erakonda ei ole saanud. Et ma ütlen ausalt, ma ei jõua oma taskust maksta ja kes on meediat jälginud, siis ta on näinud, et nii mulle kui ka Narva plaan B-le, Urpo Vaarmanile, meile mõlemale määrati 500 eurot sunniraha. Huvitaval kombel Urpost ei ole kirjutatud, et talle määrati, et kuigi ta on volikogu esimees seal Narvas ja kuidagi meedia on ta nagu oma kaitse alla võtnud, et temast ei kirjuta, aga mind koledasti nagu ründavad ja seda Tartu nagu ütleme, plaan B keskust. No see selleks,
aga ma ütlen seda, et näiteks mul, kui see 500 eurot peaks nagu sisse nõutama, mul on keeruline maksta seda, sest mul nagu mingit sissetulekut praegu ei ole, töist sissetulekut, aga aga siingi tuleb nagu eestlaste niisugune mitte ühistegevuse oskus välja, et headel aegadel kõik hoidsid nagu ligi, aga nüüd, kui on nagu niimoodi halvad ajad ja isegi riik peedib, paar inimest on minu poole ainult pöördunud, paar plaan B liiget, et kuule Andro, et näed, riik nõuab ebaõiglaselt sinu käest siin sunniraha ja asja, et kuigi sa selgitad ja teed. Ma olen kõikidele küsimustele vastanud, mis erakondade rahastamisjärelevalve komisjonil on, aga on kuidagi tunda, et nad tahavad ikkagi poliitiliselt nagu tampida mind ja ei jäta seda asja niisama lihtsalt. Et paar inimest on küsinud, ma ei ole nende abi vastu võtnud, ütleme, ma juriidilise poolega olen seni ise hakkama saanud ja ma raha ei ole ka kellegi eest võtnud, kuigi ma tagataskusse olen selle jätnud, et paar tükki on lubanud, et kui sa väga näpud põhjas on, et me aitame sul seda sunniraha ära maksta. Ma loodan, et selleni see asi ei lähe. Aga vaata, Eesti inimene on nagu selline, et kui head ajad on, et siis kõik lakuvad perset ja hoiavad nagu ligi, loodavad endale midagi saada. Aga kui on halvemad ajad ja tuleks nagu pead kokku panna ja jõud kokku panna ja mõistus kokku panna, siis nagu joostakse laiali. Eriti siis, kui meedia materdab ja siis ei ole kuskilt seda ühtsust näha. Aga nii viimane küsimus saate aega otsa saama, et kuidas see B-plaani selle liikumise juhi valimine, kas see on eluaegne või on mingite aastate pärast? Põhimõtteliselt on ta, meil on jah, niimoodi tehtud, et ikkagi usaldust nõuab see ametikoht nii juhatuse koht, ümarlaua koht kui ka plaan B esimehe koht. Ja meil ei ole niimoodi, et ei valita ümber, vaid nii juhatuse liikmed kui ka esimees on nii kaua ametis, kuni üldkoosolek avaldab umbusaldust ja valib uue esimehe. Nii et ta ei ole eluaegne, aga kui leitakse parem esimees, avaldatakse mulle nii-öelda umbusaldust, öeldakse aitäh senise teenistuse eest, et siis niimoodi saab ümber vahetada, aga ta ei ole jah niimoodi, nagu teistel erakondadel on, et igal aastal või iga 2 aasta tagant toimuvad ümbervalimised, vaid ümbervalimine toimub siis, kui üldkoosolek ehk liikmed peavad vajalikuks kas juhatuse liige või esimees tagasi kutsuda ja tema asemel uus määrata. Selge, aitäh sulle väga sisuka jutu eest ja paneme jõudsalt edasi, aitäh sulle. Toomas Pauri autorisaade.